Ilmselt ei tule üllatusena, et mulle väga meeldivad raamatud. Ja suurima heameelega jagan soovitusi väga heade raamatute kohta. Ja üks selline raamat, väga hea raamat, mida ma hiljuti lugesin, on Irene Annuse Palgateadlik läbi elu. See raamat on väga praktiline käsiraamat, kuidas siis edukalt tööturul toimetada, töösuhetes ja toon siit välja mõned näited, et mis mul kohe meelde tulevad. Esimene asi, millest Irene räägib, on see, et ärme eelda, et see on nii lai üldine probleem. Me kipume eeldama, et miks teised meie mõtted ei loe, aga tegelikult me ei oska lugeda üksteise mõtteid, isegi kui me üksteist väga kaua teame näiteks või ka elukaaslane ei loe meie mõtteid tegelikult. Et miks siis meie ülemus peaks? Ja teine asi sellega seotud on see, et ega ülemus kogu aeg ei nuputa, et mis sa seal teed, et me ei taha ju ka seda, et ta kogu mõtleb, mis sa seal teed üldse, et see on juba nagu kontroll. Aga ka teises suunas, et mingeid asju ta muidugi märkab, aga ta ei tea tegelikult võib-olla, et sa oled ülekoormatud või et sa tunned, et sa tahaksid palka juurde saada. Ehk et töösuhe on kahepoolne ja võtmesõna siin on ikkagi suhtlus. Aga see raamat räägib ka konkreetsematest, täpsematest asjadest ja üks asi, mida ma tahan välja tuua, on näiteks see, et kuidas teha oma CV-d. Et kui ma lugesin seda raamatut, siis ma olin positiivselt üllatunud, et teatud asjad ei olegi nii palju muutunud, nagu mina arvasin, et ma olen, 9 aastat olnud ettevõtja, et kindlasti ma ei teagi üldse, mis palgatöötaja elu on, aga tegelikult ei ole nii, et juba 20 aastat tagasi ma kirjutasin motivatsioonikirja, kui ma kandideerisin kuskile, või et töötasin Justiitsministeeriumis, kus juba siis sai kaugtööd teha, et kasutati väheste võimalust, siis ei olnud ka selliseid tehnilisi lahendusi. Aga kõige suurem muutus, mis vahepeal on toimunud, on tegelikult CV. Et kui ma mõtlesin, et millisena mina viimati tegin CV-d 9 aastat tagasi, siis see on nagu kiviaeg praegusega võrreldes, mis ma nüüd tegin. Ja ma olengi lisaks kõigele väga tänulik selle raamatu eest sellepärast ja üldse Irenele, et see lõpuks innustas mind tegema valmis oma CV tänapäevase nii ilusa, et tekkis kohe soov, et tahaks igal poole saata seda. Ma usun küll, et võiks olla tegelikult valmis, sest sa kunagi ei tea, mis pakkumisi tuleb ja mis kontekstis sult küsitakse näiteks ka, et äkki oleks huvitatud saada CV, et see võib ju olla ka mingi lisatöö ots. Et selles mõttes tasub kursis olla, tasub hoida up to date oma CV ja dokumendid, ka motivatsioonikiri. Loomulikult seda saab kohendada siis vastavalt sellele, miks sa seda kuskile saadad. Aga et sa oled valmis ja oled läbi mõelnud, sest et tihti me ei mõtle sellele, mis on minu tugevused näiteks. Sest need on nii elementaarsed ja tegelikult nendel on ka raske mõelda, sest ma ei ole harjunud mõtlema sellele, et muidugi ma olen väga kiire näiteks. Või ja samas teen hästi oma tööd. Loomulikult see on nii tavaline minu jaoks, aga tegelikult see on ju minu tugevus ja nii edasi. Ühesõnaga väga lihtne viis saada palgateadlikumaks ja rahatargemaks, seda on seotud. Ja palgateadlikkus ei tähenda ainult palka, et see tähendab just kõikides töösuhetes, igas aspektis tarka tegutsemist ja rahatargale meeldib tark tegutsemine, nii et soovitan lugeda.